Sellest tulenevalt eks siin täna midagi ülemäära kerget oodata ei ole. Aga umbes sama kiiresti nagu võistkonnad ka väljakul kohad sisse võtsid, sest selle mänguga selline, ma ütleks, et ei olnud kõige parem klaarimine, et täpselt keskzooni Ukraina tuleb siit kohe vasturünnakule, korralikult keerutatakse ja keerutatakse hetkel sedasi, et keerutatakse nurgalööke välja, koera kaudu võimalik tulla. Ja seal nüüd pisut kehvasti palli alt läbi, Ukraina rünnak jätkub, seal nüüd tuleks ette jõuda, ei taha lasta niimoodi löögile, toob korralikult Ollin välja, aga pall Ukraina värava jala peale, see kaudu on juba ka rünnakule tuldud vasaku ääre kaudu. Nüüd tuleb siin kaitse hästi tegutseda, tuleb löök ka, aga Ollin siin juba. Nüüd võimalik tulla, tuleb kauglöök ka ja Ollin paneb jälle korralikult käed vahele ja täna tundub küll, et see vaatame selle olukorra ära, vasaku ääre kaudu, siit tuleb nüüd pall värava ette ka, aga hetkel Eesti kaitse jällegi püsib. Selliste lihtsate söötudega tegelikult siin hetkel Eesti kaitseliini lahti arutatakse. Ollin sekkub, nüüd on väravavaht maas, sealt viga ei vilistata ja lõppude lõpuks jällegi sealt Eesti müür jääb ette, aga hetkel ühtlasi oleme siin üsna märkamatult esimese poole ja lõppu jõudnud, aga vaatame selle olukorra ära, seal nüüd pall kehvasti lahti ja tuleb ära, sealt nüüd on pahasti. Buravtšov saab selles olukorras oma värava kätte, Eesti peab siin 5,5 minutit enne poole ja pausile minemist. Ikkagi tundub, et meestel on siin valed korgid alla pandud, et ei ole seal korjas kohe kindlasti esimene, kes täna libiseb, vaatame selle olukorra ära, sealt nüüd väga ohtlikult tuleb ja Ollin toob siukse asja välja. Oi, no ütleme. Uram seal nüüd kombineeriti, päästakse löögile ka ja Ollin toob ikka välja, paneb sõrmed vastu lati alt ja lükkab palli üle lati. Pall ka hästi ja seal oleks esimesena jaol, aga pall jääb endiselt Ukraina koondise kätte. Nüüd on võimalik tulla, sealt võetakse pahasti maha ka, pall lahti ja sealt tuleb teine ära. Seal nüüd Ollin teeb, tahaks öelda, et tänase mängu esimese päriselt vea. Ja kui siin nüüd õigesti nägin, siis kes see muu kui see Triuk on selleks mängumeheks, kes selle palli sinna pall vasakule äärele. Nüüd Ukraina poole pealt jõutakse ka hästi välja ka, tuleb löök, aga Ollin paneb jällegi hästi käe vastu ja saab siit ka tribüünide pealt õpetus, et aega pole mõtet raisata, aga out lasti lõpuni mängida, kuid peale seda öeldi, et tänases mängus kell on otsa saanud. Tulemuseks see, et Ukraina võtab siit 2-0 võidu. Et ütleme, see kaitsetöö oli selle maksimumi lähedane, et nii palju ikkagi saime hakkama, et avatud mängust ei löödud, löödi standardist. Selleks, et meil oleks võimalus, siis me peame suutma need ka ära nagu klaarida. Et ei saa öelda, et meil nagu poleks olnud seda võimalust neid standardeid ära hoida, aga eks see analüüs tuleb. Aga kõige tähtsam on see, et ikkagi maksimaalselt nagu mängus sees ja maksimaalne võitlus ja ei ühtki meetrit ja väga heal päeval me saaksime siit kindlasti rohkem. Kui kaitsemängu koha pealt saab tõesti kiitust avada, eriti sellise hingestatud kaitsetöö eest, siis kuidas sa rünnakule otsa vaatad, et tegelikult mulle tundus, et Eestil vist 90 minuti jooksul sellist väga head võimalust ei tekkinudki, et sellised pigem pikad pallid ette, et kuidas sellele otsa vaatad? Mõned pikad pallid olid võib-olla nagu selles mõttes ära löödud, et asi uuesti kontrolli alla saada nagu taga nagu distsipliin korda organisatsioon, aga on nii-öelda pikki palli, mis on meil ka ikkagi nagu läbi räägitud ja et me proovime ikkagi nagu ette valmistada niivõrd, kuivõrd seda aega on, aga peame nagu vaatama nagu sellele ka otsa, et selline kaitsetöö ta nagu kulutab ja palli võites ongi nagu keerulised ja tulevad vead sisse, et aga ütleme, järgmine samm ongi see, et me saame sellise vastase vastu ka selle palli võib-olla ka 0-0 pealt rohkem enda kontrolli alla,
aga see eeldaks selliseid tänasele sarnaseid mänge veel ja veel, et ja ma ei pea silmas ainult koondisega, et ma mõtlen, et igapäevaselt ka, et see tempo julgen väita on selline, millega poisid iga päev rinda pistma ei pea. Ander Kaares täna koosseisust täitsa puudu, et mis temaga lahti, kus tagadus? Lahti ei ole midagi, et meil oli algusest peale kokkulepe, et Flora annab ta, kui sest meie turniir on seekord nii-öelda selle FIFA akna väline, et siis tegelikult klubi poleks pidanud andma, arvestades, et ta ikkagi mängib neil olulist rolli ja võideldakse medali pärast, siis algusest peale oli kokkulepe, et kui neil on hädasti vaja tänaseks, et siis ta läheb klubi juurde tänaseks, tuleb peale mängu meile tagasi. Et nii on. Üleüldse tegelikult koosseisus väga palju vahetusi, et vaata, et peaaegu terve pool koosseisu sai välja vahetatud, et need mehed, kes täna võimaluse said, mängisid enda võimaluse välja ja oled rahul nende mänguga? Olen nõus, et loomulikult tuleb vaadata üle kogu mäng, aga ütleme jällegi, et see kõik algab ikkagi sellest pingutusest. Et kui pingutus on maksimaalne, ma ei eelda, et mängijad mängivad mängu ära nii, et ühtegi eksimus sisse ei tule, et selle koha pealt ei ole, ma võtan mütsi maha võistkonna ees ja kõik olid valmis minema pingutama, aga need, kes Itaalia vastu alustasid ja täna ei alustanud, et 3 mängu 7 päeva jooksul, et eks siin ühelt poolt ei ole kindlasti see, et kohe on nagu pahandus, et Wagner on natuke vigastatud, et on vaja ka natuke selle ajaga nii-öelda jaotada, et olla ka viimaseks mänguks Montenegroga valmis tegelikult, kuigi Montenegro põhimõtteliselt juhib, nüüd Ukraina juhib, aga võitsid täna Itaaliat, siis ma arvan, et nad ei ole tegelikult nii raske vastane, kui on Itaalia, aga kindlasti on nad rasked vastased, selles me kahtle üldse. Montenegro koha pealt jõudsid juba isegi jutuga siin, et olete juba nende mänguga jõudnud analüüsida, vaadata, et mis seal üldse vastu vaatab või see on nüüd lähipäevade tegevus? Ei, eks me vaadates Ukraina mängu valmistudes selleks, vaatasime ka Montenegro mängu ja ütleme, et selline nende mängu, vähemalt siis 2 esimeses mängus just selline väga hingestatud nagu kaitsetöö ja ennast salgav ja see on see, mille peale nad oma edu on üles ehitanud, et võib-olla meie vastu tulevad mingi muu taktikaga, eks me vaatame selle Itaalia mängu ja need ka üle ja valmistame oma käigud ja siis juba nagu näeme. Aitäh sulle, Marko, mänguarstite kommentaaride eest ja ma laseks sul nüüd võistkonna juurde minna. Aitäh sulle! Aitäh!